salvestama. Tere sõbrad, algab meie teise hooaja Mulgimaa lugude jutustamine. Mina olen Jaanika Toome. Täna on meil 3. november ja teemaks on Halliste kirik. Ja siin ma olen ette valmistanud väikse slaidiprogrammi, räägin natukene teile siis üleüldiselt, kuidas siis Halliste kiriku taas ehitus käis Kalev Raava aegadel ja siis saavad Leo ja Reet ka sõna. Igatahes, mina astusin enda jaoks siis Halliste kiriku eelmisel talvel, kui ma lugesin selliseid toredaid raamatuid nagu Halliste kirik, aga ma näiteks praegu ei näe, kui ma jagan ekraani. Leidsin, et tõesti mina ei teadnud ka sellest Kalev Raava aegadest väga midagi, natuke noorem inimene, neid oli väga põnev lugeda. Ja ma räägin siis selliselt, et Halliste kiriku juures mulle meeldib lihtsalt see lause, et seda hakati ju taastama siis, kui Eesti hakkas vabanema sealt Nõukogude Liidu alt 1988. Mulle meeldib see lause, mida Kalev Raavega siis alati nagu rääkis, et Eesti saab vabaks siis, kui Halliste kirik saab valmis. See oli just see aeg, kus inimesed nagu tahtsidki vabaks saada ja kuidagi räägiti hästi, et Halliste kirik saab valmis, siis Eesti saab vabaks. Aga enne seda on Halliste kirikus ka olnud 2 põlengut, päris palju mitmeid põlenguid, et viimane oli siis 1959 aastale ja siis 30 aastat hiljem hakati uuesti taastama, aga vahepeal isegi arvati, et kui see kirik on juba nii palju, et oli 3 korda on põlenud, et kas ikkagi seda kirikut on vaja või ei ole vaja. Aga juhtus siis nii, et Kalev Raave, kes oli siis erinevates Eestimaa piirkondades olnud kolhoosis ja ajakirjanduses, hästi tegus meesterahvas, viimati oli ta seal Pühajärve ääres ja seal ta tegi ka, tahtis inimestele head või kuidas siis keegi seda võtab ja tema sattus vangi selle pärast üks süütegu, mida talle mõisteti või ette heideti, oli see, et ta viis siis Sigu Venemaale ja tõi sealt neid autosid, Žigulisi või mida iganes siis Eestisse ja see oli selline äritegevus, mis sellele oli keelatud ja see oli kindlasti üks näiteks põhjuseid, miks ta siis vangi sattus. Ja seal ta oli ka nagu heas nimekirjas ikkagi teiste ja vangikaaslastega, ta sai väga hästi läbi, pani nad ka midagi elu üle positiivsemalt järele mõtlema ja lõpetas ka Usuteaduste instituudi ja seal ta sai kuidagi sellise teadmise, et Halliste kirik tuleb üles ehitada. Ja kui ta sealt siis välja sai, siis võib-olla sinna vahepeal veel mingeid asju, et Reet ja Leo kindlasti teevad paremini, aga et ma teen lihtsalt ülevaate. 1. oktoober ta saigi kokku siis Jaak Allikuga, kes oli tulnud Tallinnasse Eesti Rahvariide kongressile ja oli saamas Viljandi rajooni parteijuhiks. Nad leppisid omavahel kokku, et kui tema saab selleks parteijuhiks ja Kalev Raave tuleb Halliste kirikut taastama, siis nad sellega ära teevad. Nii et novembris lepiti ka kohalike Halliste kokku, et teeme ära. Otsustati, et koosolekuid hullult ei peeta, paberit ei määrita, tegutsetakse ja probleemid lahendatakse jooksvalt. Ehitusmeesteks siis oli Arno Suur, kes neid eest vedas ja Ago Liibek hakkas siis seda asja sealt eest vedama. Nii et detsembrist märtsini peeti siis plaani, informeeriti, otsiti töötajaid ja mulle meeldib just see nagu selle loo juures, et Kalev Raave otsustas, et see saab nii tehtud, et Halliste kirik saab üles ehitatud, olenemata sellest, et see oli see aeg, kui kuskil eelarveridadel ei olnud mingiks ehituseks ette nähtud rahasi, ütleme ka kirikute ehitamist võib-olla väga ei soositud, aga tema nii otsustas ja ta ei näinud nagu muid võimalusi, et saaks veel kuidagi muud moodi, ta lihtsalt hakkas nagu samm-sammult minema, ta ei teadnud, kust tuleb raha ja kes annab raha, aga tema oli nii otsustanud, et see mulle nagu väga tema juures meeldib üldse nagu inimeste juures, et kui nad ikka otsustavad, siis nad hakkavad nagu sammuma. Ja 1989 aprillis siis toimuski nurgakivi panek ja seal on ka, et kui ma neid raamatuid olin lugenud, siis oli ka selline tore lugu jälle, et kui see päev oli olnud selline päris vihmane ja külm, siis peale 30 kellalööki, siuke väike kell oli sinna katusele pandud, tuli päike välja ja ilm läks ilusaks ja kohal oli 300 inimest. Nii? Keegi, Reet, tahtsid täiendada? Väga tore, et kohal oli 300 inimest, meeskoor Sakala oli oma lauluga tulnud kohale ja tähtsamatest isikutest toon välja, et Rein Triisa, Jaak Allik, Kalle Kütis ja paljusid teisi olid nagu kohale tulnud, et see
see nurgakivi siis sinna panna, et see oli nagu selline ime jälle, et Halliste inimesed ka, et olid tulnud kohale ja olid ühiselt otsustanud, et see saab nii olema, et 300 inimest Hallistesse, see oli midagi erakordset. Ja siis hakkasid jälle kõik asjad juhtuma, et Jüri Arrak tuli kohal, ütles, et tema tahab altarimaali teha, pärast Reet räägib sellest, Helja Tõun sisekujundust, Aime Kuulbarš, ema skulptuur, et inimesed tulid nagu siit ja sealt ja tahtsid lihtsalt kaasa aidata sellele asjale. Nii et terve suvi siis tehtigi keldrid tühjaks, tehti puhastustöid ja detsembriks oli siis plaanitud esimene jõulujumalateenistus, mis toimus küll nimetatud lageda taeval, ehk seal ei olnud katust, nii et oli näha see tähistaevas, mis oli siis tõeline tähistaevas. Istuti siis tellingutel või taladel istuti. Ja öeldi, et sel ajal oli ka seal Eesti kõrgemal asetsev jõulukuus, mis oli siis tellingute otsas, et see oli nagu väga selline hingeminev jõulukontsert, et üks samm oli jälle edasi astutud. Ja siis järgmine aasta, 1990, muudkuga tehti, siis oli siis esimene suvi, kus sai siis nagu ka sisetöödega pihta hakata, kui 89 tehti ikkagi seal keldrikorrastus, siis 90 hakati nagu neid seinu üles ehitama ja sellist asja tegema. Kirikus oli selleks ajaks tulnud juba 800 liiget. Ehitust kestis ka terve selle aasta ja ka järgneva. Ehitusmaterjali, mida siis tegelikult ju kuskil kellegi nimekirjas ei olnud, kuskil tegelikult ette nähtud, aga saadi 800 tihumeetrit. Seda saadi Eesti metsast, kui metsaülemad ütlesid, et tegelikult pole ette nähtud, aga nad ikkagi läksid metsa. Saadi see puit seal, pärast Leo saab sellest rääkida. Tornikiivri jaoks läks vaja 6 tonni vastplekke. Seda ma lugenud välja, kust see saadi. Aga torn siis ehitati maa peal valmis ja et see sinna üles tõsta, oli vaja kraanat. See ainuke kraana oli Kunda tsemenditehases ja see toodi sealt siis siia Hallistesse, et see torn siin üles tõsta. Läks aga niimoodi, et see torn kukkus poole tee peal maha ja torniga juhtunud midagi, aga kraana konks läks katki. Ja et uut konksu saada, siis pidi see Jaapanist tellitama, nii et läks jälle natukene aega. Ja see oli ka hästi tore, kui ma neid raamatuid lugesin saada teada, et Halliste kirikul oli sel ajal oma sõiduauto, veoauto, traktor, tõstukid, mikrobuss, et ma ei tea, kas ühelgi Eesti kirikul on nii palju nagu transpordivahendeid nagu Halliste kirikul. Kalev Raave oli selleks ajaks jälle kuskilt saanud. Nii, aga aasta 91 on siis tõesti, et 90 ikkagi ehitus käis, ma ei tea, palju neid ehitusmehi oli, palju igatahes, kõik said palka selle töö eest. 91 olid siis seinad valmis, aga põrandat veel ei olnud ja terve suvi käis ehitus, nii nagu Reet ütles, et orel toodi ka sellel ajal sinna, aga orel viidi kooli siis varju, aga klaver oli siis juba kirikus ja siis kogu aeg tolmu eest kaitsti seda seal. Ja Eesti saigi 21 august vabaks. Ja kirik oli ka põhimõtteliselt valmis saamas, aga siis pühitsiti ta 21 detsember. Nii et oligi see, et Eesti sai vabaks siis, kui Halliste kirik sai valmis. Ehitus läks maksma 640 000 rubla ja öeldi, et tegelikult sisustus võis sama palju minna. Nii et öeldakse, et 1 miljon rubla pluss siis sisustusraha oli see summa, mida siis kokku saadi. Ja Kalev Raave tegutses veel peale seda 10 aastat Hallistes, aitas ka seal kooli taastada, uut koolimaja ehitada, tegeles ka vanaasjade klubidega ja veel väga paljud erinevate aktiivsustega. Lahkus Hallistest 2001. Surmaastat mul praegu siin ei ole, et ta pärast tuli Viljandisse elama ja toimetas siin edasi. Nii, aga natuke nendest annetustest, mille peale siis Kalev Raave oli tõeliselt meister, et lugesin, et selle aja sees saadeti välja 1500 palvekirja, kuhu iganes ta kirjutas, et ma ei tea, võib-olla teab pärast Leo või Reet sellest rääkida, aga ta kirjutas nagu päris palju igale poole. Kui ta oli saanud annetused, siis ta igale suuremale annetusele vastas ka tänukirjaga, 700 tänukirja, mida kirjutas ta oma käega. 10 kuu jooksul tehti erinevates meediakanalites, lehed, televisioon, raadio, 24 üleskutset. Ja annetuste koha pealt on mul siis, et kohalikud ettevõtted, inimesed, siin on mul raamatutes välja toodud ka tõeliselt nagu 3 lehekülge nimekirja, kes kõik siin, ma ei tea, kes siin kõik toetasid, et
võidki siit näiteks Eesti kunstnik, need on küll nagu kaugemad, aga kooperatiivid, Mistra tõmblusvabrik, Võit, Tallinna toidukaubastu, meestelaulu selts, põllumajandusühistu, Puhja kolhoos, Niina Härma nimeline kolhoos. No neid oli nagu hunnik oli neid, Suislepa kolhoos, Kärstla kolhoos, Jämejala haigla, Halliste kool, nagu Kalju kolhoos, Viljandi Sidesõlm, et see on nagu 5 lehekülge ettevõtted, kes kõik toetasid. Ja muidugi siin üks lause on mul see, et kannatage ära, et eks see Kalev Raave selline kohalike inimeste kohta käiv lause oli, et no kannatage ikka ära, et kui keegi kuskilt jälle välismaalt tuli külla Hallistest, oli vaja majutada, et no kannatage ära. Aga ka Eesti ja Tallinn elasid ju kaasa, Tallinna suurettevõtted, kas nad andsid raha või hoopis läbi esemete toetasid, olid Halliste nimelised tassid, kilekotid ja kilekotide koha pealt on mul välja toodud, et 104 000 Estiko siis andis ta neid kotte välja, kus oli Halliste kiriku pilt, kandikud, töötajad annetasid ja eraisikud läbi panga ja annetuskonto. Ja siin on ka üks tore lugu, et siis moodustati Eesti Kultuurfond, kuhu sai annetada ja Tallinnas üks perekond olevat läinud panka, tahtnud annetada ja sealne töötaja, vene keelt kõnelev inimene ütles, et ei, sellist asja ei saa olla, et annetused, et mis asjad need on, et ei tea annetustest nagu midagi. Ja see perekond ei saanudki seal annetada, nad läksid teisse panka ja sealne töötaja oli midagi kuulnud ja kutsus juhi ja ütles, et kuule, et nad tahavad siin annetada. Ja siis nad seal said ikkagi annetada, nii et selline annetuskultuur oli väga alguses, kui me tänapäeval saame annetada ja teame, mis see on, et siis oli ta ikkagi väga uus. Aga jah, et eks meediaga ju annetas oma kanalite kaudu, nad ei küsinud raha selle eest, vaid trükkisid igale poole. Huvikollektiivid, lauluringid, kolhoosid ja muidugi suur osa oli välismaalastel, et Soome, Rootsi, Ameerikas siis Lembitsoots eesotsas, aga ka Soome, et kõik mingid sisustused, mis igalt poolt nagu tulid. No ja ka Kalev Raavel siis ikkagi ideed jooksid, loovust oli, et kuidas veel raha saada, olid siis kontserdid, et räägiti ka nii, et 5 päeva tehti kirikus tööd, 1 päev koristati ja pühapäeval oli jõulu jumala teenistus ja kontsert, et kontsert oli kogu aeg seal, et inimesed tulid kuulama, annetasid ja niimoodi saadi ka päris palju raha ja seal kirikus käisid kõik kuulsused laulmas, et Heli Lääts, Valmer Tennossaar, Tarmo Pihlap, Mulgimaa ööbik Milvi Kallast, ma küll väga ei tea teda, aga olevat olnud ka väga hea laulja ja tõesti nagu Mulgimaa ööbik, aga Sirje ja Rein Kurg, et kõik nagu sellised tähtsamad inimesed käisid seal, inimesed tahtsid neid vaatama tulla, nii et tõesti 5 päeva tööd, 1 päev koristus ja jälle kontsert otsa. Et sellised ja lauljatele muidugi anti neid kilekotte ja tasse, mida siis olid need asutused teinud. No muidugi kõik kuulsused tahtsid seal ära käia, kes ennast ristida, kes lapsi ristida, kes abielu siis õilmuda, et kõik meie presidendid Lennart Meri, Arnold Rüütel, Edgar Savisaar oli president, aga ja Tiit Vähi, Toomas Hendrik Ilves, et kõik siis, kes seal ära käisid. Ja ma olen välja toonud ka siin, et LEH Are tegi ühe Eestimaa palve, rääkisime Reedaga sellest, et see on ka üks väga ilus luuletus, et saate siit ise selle niimoodi ette endale lugeda. Just nii. Nii. Et selline oli minu väike ülevaade, ma korra vaatan, kes siin on. Ma panen tagasi ja ma ikkagi salvestame veel. Nii, aga ma ei mäleta, kas me lasime nüüd Leo räägida? Mul on nüüd Leo räägida. Oli nii kõik või? Just, et ma lõpetan korra ära, sest Leo koha peal meil ei ole need slaide. Aga ma panen selle siia alla kinni, sinu puhul panen uuesti. Nii, see oli tõesti kiire vuristamine sellisest Halliste kiriku taassünnist, aga Leo, mina ei tea, mina lugesin raamatutest, mina ei tea, kas nii oli või ei olnud, aga sina olid teiega seal olemas, siis meesterahvas ja võib-olla lihtsalt paari sõnaga, et kuidas sa üldse sinna said, sa oled su kohalik, kuidas sind sinna kampa võeti või kes keda võttis, ise tahtsid minna või sind võeti, kuidas see lugu näiteks oli? No ma ei tea, eks see minu kampa sattumise lugu on suht suur ja pikk lugu. No võt. Et see algas sellega, et ma olin Karksenuias mänguasjade tehas Tšehhi juhataja ja mulle helistati Tartust peatehasest, sest tolleaegne
Tartu plastmasstoodete katsetehas Ilise Mestiku, kes need kilekotti ja neid tegi. Et see oli nagu meil peatehas ja sealt peatehnoloog Harri Kübar helistas mulle ja ütles, et niisugune mees tuleb sinu juurde jutule. Et Kalev Raave on ta nimi ja ole hea, et kui sul on võimalik teda aidata, siis aita nii palju, kui saad. Ja kuna ma Harri Kübarat väga hindasin kõrgelt, hästi tore mees oli, siis ma panin selle kõrva taha ja läks tükk aega mööda, kui äkki oligi, vaatasin pikkahetu mees mul kabineti peal seal ukse vahel ja tema on Kalev Raave ja mulle tundus, et me olime varem tuttavad, kuigi mina õieti ei teadnudki, kes Kalev Raave on. Ta oskas nii läheneda inimesele. Ja eks ma olin kuulnud nendest 3 mehest, kes vangi pisteti, Puhjakoloosi esimees ja Kalev Raave ja siis Hint, see desintegraatori peadirektor. Ja sealt see hakkaski peale ja mingil hetkel ta ütles, et ta tuli ju Karksi kirikusse algul, mingil hetkel ta ütles, et ei, et mul tuleb teist kirikut veel hakata teenima, see on Halliste kirik. Ja siis juhtus niisugune asi, et ühel hetkel olid ainult Halliste kiriku eesotsas. Ja kuidas ta nüüd täpselt see asi seal oli, neid asju mina ei tea ja ega seda ei ole kuskil ka kirjutatud, et miks see nii läks. Siis, kui ta oli Halliste kirikus juba ja ega mina ei tea ka sellest ehitusplaanist mitte midagi, ütlen ausalt ja ega mina ei ole ka mingi ehitaja. Mina pigem loen ennast selliseks taustajõuks. Mis ehitusse puutub, siis ma 2 mehega tegelikult käisin enne kiriku pühitsemist õhtuti peale tööd. Et oli vaja seal need uksed hingedele panna ja lukud ette ja mõned ukseraamid ja niisugused asjad teha ja see, kus Reet seal üleval orelit mängib, see on meie 3 tehtud ja tornialuseid töid seal terve rida. Et nii palju ma tegin. Mina tegin seal tööd ilma rahata, et ma tegin vabatahtlikuna nii-öelda. Aga ehitusmehed said ikka palka? Need 2 meest said, kes mul kõrval olid. Aga sa tead nagu suurematel aegadel, võib-olla Reet võib ka rääkida või jätta, palju see on nagu siis sellistel päris nagu täishuu ajal, nagu ehitusmehi oli 10, 20 või mitu meest? Neid seal oli ja need ju vahetusid ja nendes raamatutes on ka ju mitmel pool välja toodud neid ehituse mehi. Et seda on ka raske öelda. Ja siis selle asjaga juhtus niimoodi, et ma mingil hetkel hakkas see erastamine vabariigis peale ja kuna see mänguasjad tehas läks ka erastamisele, siis ma olin kodus ja ühel hetkel oli Agu Liibek mul siin õue peal nii-öelda ja ütles, et mis sa passid siin, tule Hallistesse metsaülemaks. Ja seal oli nii huvitav lugu oli, et endine metsaülem oli sama nimega nagu minul perekonnanimi on praegu. Endisel metsaülemal oli ka sama perekonnanimi. Et nii juhtus aga Liibek hoiatas mind ette kohe, et ega sa seal metsa väga ei lähe. Et sinu põhiülesandeks anti mulle üks Komkaga 53. Sinu põhiülesandeks jääb varustamine, mida ma ütlen, mida vaja tuua kuskilt on ja muid töid ja võib-olla mõnda meest ja sihukest asja korraldada siin ja seal. Et nagu siis ma nagu sinna kampa niimoodi juhtusin. Kiriku ehitamise kampa. Aga need sõiduvahendid, mis ma siin ette lugesin, et kas sa nendest ka tead, et kus see Halliste kirik need sai? Erastamise käigus kuskilt saadi või kuidas need saadi? Osa ma tean, neid sai ta Soomest, ma arvan, selle sõiduauto Siguli ja eks need traktorid seal majandist, sest Agu Liibek oli ju majandjuht sellel ajal. Et sai ühte teist ja võib-olla annetati ka midagi, ega ma ei tea ju. Kellegi käest kunagi küsisin ka, et kus nad siis peale ehitust, kus nad siis lõpuks jäid, et läksid Seda ma ka ei tea.
Pärast Reet, kas sa tead, kus masinad jäid või on sul mingi? Ei tea, okei, las nad olla. Aga Leo, sul olid need põnevad lood, kuidas te ikkagi Tallinnas, siis ma just küsisin ennem ka sinu käest, et kuidas te ikkagi Tallinnas seal tähtsate meeste käest seda raha käisite või ettevõtjates või kuidas see Kalev Raave seal sinu kõrval siis, millest ta siis rääkis, oli ta nagu kuidagi pabinas või et kas ikka saab või ei saa või kas me peaks sinna veel minema või kuidas, mis need vestlesid ta nagu? Ega noh, Kalev oli, tal ei olnud kuhugi minna, ta oli Tartus kõige noorema selle tütre juures, Anneli juures. Ja kuna mina pidin ju iga kolmapäeval käima Tartus nõupidamisel, kui ma tsehijuhataja olin Karksinudes, siis ta tihti sõitis minuga. Vahest 2 otsa hommikul sinna ja õhtul jälle peale nõupidamist tagasi. Ja siis tee peal ta ikka ääri-ööri mööda niimoodi ligines, et kuule, et kas sa ikka kuidagi saa ja kas äkki ikka saab ja ole hea inimene ja nii nagu ta oli, et kannata ikka ära ja tal oli vaja siis Tallinnas käia ja minul tööauto oli Piruka Kong. See oli, ma sain suht uue auto otse tehasest ja see oli 2-kohaline auto, autojuht ja 1 reisi. Ja siis ma ikka püüdsin seda aega leida ja siis ma nägin väga täpselt, mismoodi see asi käis. Et seesama suur lühtergi näiteks, mis seal Reeda juures Oreli ligidal on, tegelikult oli 2 lühtrit, 1 hiljem tehti rahaks, müüdi maha. Ma ei tea, kuhu ta läks. Tegelikult me saime sealt, kes see minister oli, mul ei ole seda meeles, minister isiklikult 2 lühtrit ja saatis meid vattu. Veel tulime sealt vaipadega. Aga me sõitsime Tallinnas mööda neid tehased ja nagu enne siin oli juttu nendest annetajatest, siis ega minul ka kõik meeles oli, aga ma võtsin samasuguse raamatu, näete. No just, mul on ka samasugune raamat. Ainult, et meie raamatu vahe on see, et mul on ta suure pühendusega. Aha, no võtta. Mul on mitmed raamatud Kalev Raave pühendusega. Mul on veel raamatutest rääkida, mul on veel selline raamat, Inga andis mulle sellise raamatu, mul on veel selline raamat. Neid on ikka, näed, viimane pühendusega raamat on mul selline. Üks ainus elu, mul on ka see üks ainus elu. Nii, et tavaliselt nii oli, hommikul startisime ja tal oli kellegiga siis seal peadirektoritega kokku lepitud, et Kalev Raave tuleb. Võeti rahvakoosolek kokku. Kalev Raave siis jutustas natuke, mis plaanid, mismoodi seda kirikut plaanis ehitada on. Kanti korjanduse karp tavaliselt ülesse kohe. Ja siis ta väga palus, et kellel on võimalik säästudest raha kiriku ehitamiseks anda, et olge head inimesed. Ja eriti libedalt hakkas siis asi minema, kui Soomest vist tulid esimesed piiblid. Et kui ta sai neid jagama hakata, pandi mind ka jagama, ega ta ei jätnud mind kunagi maha. Ma tahtsin sellest ministri käigustki nagu kõrvale viilida, siis ta ütleb kohe, et ei, sa tuled minuga ühes ja samamoodi oli, kui me seal nendest tehastest käisime. Et ta vahest korraldas mõne väikese palve kusagil veel ja tegelikult nii see elu ja raha korjamine käis ja kui seda raamatut nüüd vaadata, siis ega ma tookordki siin, kui me rääkisime, et siin on ikka väga palju Tallinna ettevõtteid. Et nii ta oli ja kas te siis sõitsite vahel Tallinnast? Kas te sõitsite Tallinnast vahel tagasi, et auto oli raha täis siis või? Ei, sularaha mina ei näinud kordagi. Mitte kordagi. Aga kui nad annetasid seal? Sularaha ma ei tea. Ja mulle tuli silme ette ka, kui see korjanduskarp seal oli, kui me ära tulime, et kas see anti siis meil sealt raha ühes või antud. Mul isegi see ei ole silmes. Ja tavaliselt me lõpupoole eriti tegime 2-päevased reide nii-öelda Tallinnas. Ööd olime ta vanema tütre Rita juures, Ants Kaldo ja Rita juures Mustamäel 3-toalises korteris, ja hommikul alustasime jälle sama programmiga kusagil mujal juba. Aga räägi korra nendest kirjadest ka, mis ma siin ütlesin, et kas ta tõesti ise kirjutas või kuidas see siis oli, et kunas tal see veel aeg oli, õhtul kirjutas?
Te mõtlete, mis kirju, neid kirju, mis ta näiteks mulle saatis või? No näiteks seda ka või ma ütlen, et ma saan aru, näiteks me tegime Tallinna reisi ära, siis, siis see oli tal nii tavaline asi, et 1000 tänu ja nii nagu ta mul näed selle raamatusse on kirjutanud, et südamlik tänu suure abi eest Alliste kirikule. Nii ta tavaliselt kirjutas sulle kirja peale ka. Väga tänas nii-öelda kummardus ette, kummardus taha. Ja seda ta ei jätnud kunagi tegemata. See on asi, mida meil kõigil tegelikult tuleks elus õppida ja ma olen vahest on tulnud Kalev Raave sõnad meelde, et kuule, poiss, et täna ta tuleb ka. Et seda ta oskas väga hiilgavalt teha. Ja kuidas ta, ütleme seal, kui ta mingis tehases seal lõpetas, siis ta pani tavaliselt 2 kätt niimoodi kokku, tõstis näo ette siia ja ikka alati tänas, kummartas tänas. Kas vahel oli ka olukordi, kui ta ei saanud kuskilt mingit toetust või öeldigi, et teie meie ei toeta või sugust asja ei olnud? Ei tea küll. Et seal, ma tean seda, et seal Tallinnas tehased nii-öelda eelarvest toetasid Alliste kirikut, aga inimesed veel omakorda, sest terves tehastes oli need korjanduskarbid mõnes väga pikalt üleval, kas või selles samas Estikuski, kes need kilekotid ja need tegi, et rahvas oli elde, ütleme nii. Kas sul on ka mõni kilekott, kandik või taldrik alles Alliste kiriku pildiga? Kandik on mul kindlasti, kui ma väga tuhlan ja kui ma väga tuhlan, siis ma arvan, et mul on mõni kilekott ka. Ja mis veel oli? Tass või Reet teab ka öelda, tass oli, kilekott, kandik, mis veel? Tassi mul ei tule nagu praegu ette ka. Ja Reet, räägi sina nüüd. Klaasid olid. Nii, Leo, räägi sina. Minu meelest Tarbeklaas, Reet. Tarbeklaas tegi need klaasid. Oli või, Reet? Küllap jah, ma ei tea. Ilmselt jah. Just, aga oli... Mul on nagu kuskilt meeles. Just. Nii, aga teate, laseme nüüd korraga Reedal rääkida ja siis vaatame, sest et Reedal läheb ka aega, et meil on siin juba, aga meil on täitsa parajalt aega. Nii et aga aitäh, Leo, sulle, et vaatame, räägime Reet ära, sina oled ilusti siin ja pärast saame veel edasi rääkida. Aga nii, Reet, lähme sinuga, aga ma nüüd jagan ekraani jälle. Oota, ma nüüd panen need, et Reet räägib meile siis asjadest, aga oota. Nii, ma proovin kõigepealt. Kas ma saan niimoodi? Ja, nii, vaatame korra. Nii, ma nüüd, Leo, sina oled meil nüüd hääle peal, et kas on ilusti näha, eks ju? On. Nii, Reet, nüüd oled sina meil ja Reet oli siis see, kes on, räägi korra ise, Reet, mis roll sinul seal kirikus üldse on? Tere kõigile minu poolt ja väga tore, et rahvas huvitatud on Alliste kirikust. Mina olen siis mänginud torerit seal ja ei saa ikka jälle Kalev Raavest mööda, sellepärast, et tal üks esimese käik oli ka kooli ja otsis siis inimest, kes siis tuleks torerit mängida, aga see oli selline natuke kahtlane aeg ja ma pelgasin just nagu, aga vallavanem oli tookord Veino Kambur ja tema ütles, et lähta läheb. Ja asi oli sellest ka, et ma siis olin üks väheseid vooditundjaid ja siis niimoodi läkski lahti. Just, väga hea. Aga ma siis olen nagu oorelit mänginud seal, jah. Nii, ja täna sa räägid nendest asjadest ja me otsustasime, et me hakkame rääkima, kuidas siis räägi sellest süsteemist ka. Me mõtlesime, et me hakkame tuleme pea sissekäigust sisse, torni alla ja kui me saame torni alla, seal on siis need rahad pildid, need on siis need, mis on päästetud sellest põlengust ära veel. Nii et need ei ole mitte kuskilt ära unustatud, aga see on nagu natuke muuseum seal neid. Ja nad, me säilitame neid nii, nagu need on ja ei hakata ühte renoveerima ega seda värviselt kraapima ka uuendama. Need on nii, nagu nad on. Ja nii nad jäävad. Nüüd, kui me tuleme kirikuksest sisse ja vaatame vasakule. Aga ma korra veel täpsustan, et see pea sissekäik on siis ei ole see, kust nagu tänapäeval kogu aeg sisse tullakse sealt külje pealt, vaid pea sissekäik on selle torni alt. Torni alt, jah. Aga me ei ole sellepärast nagu praegu seda suurt ust lahti hoidnud,
võib-olla kohati ohtlik natuke, äkki mõni suvi viskab pähe midagi või. Just. Ühesõnaga me oleme nagu seal kõrvad siis need tulnud. Nii, aga hakka siis just. No nii, oleme kirikus sees, vaatame vasakule. Vasakul on üks ilus maal seina peal. See on siis enne Alliku maal, Aliste kirik paistab seal ja see on siis nüüd tehtud juba maalitud juba natukene hiljem. Et torn on küll tõesti selline, nagu ta oli, aga sellest tulemust teed järgi ju tõesti ainult müürid. Aga nüüd juba on nii palju on seda need kirikud siis ehitatud, et tal on must katus peal, need teavad, et sinna vist selline tõrvapakk või mis sinna pannakse, nii et see must katus on nagu seal peal. Nii et see maal on tehtud siis natukene hilisemal ajal, kuskil 90-ndatel, et mitte siis, kui ta just lausa varemates oli ja puud müüridel kasvasid ja kusjuures üks puu on juba ju istutatud ka sinna kõrvale. Ausamba kõrvale, vabadussamba kõrvale. No see selleks. Nii, nüüd vaatame paremale, ei astu edasi. Vaatame paremale. Paremal on kaks sellist suurt maali, natuke depressiivsed on, et need on siis endid sooti maalitud. Tema siis tuli nagu Kanadast oma isa Tallu Leenile ehitas selle uuesti üles, et see on väga vägev elamine on seal. Ja siis võt nüüd ei oskagi öelda, ma ei saa ju küsida kahtama käest enam. Et ma võib spekuleerida selle üle, et kas need on siis lõudud nagu igatused siis Eestimaa järele, kui ta oli Kanadas või on siis nagu sest esivanemate raskest elust või aga kuidagi sellised natuke sellised depressiivsed maalid. Aga need maalid on siis tehtud siin juba Eestist, juba algusest tõi need maalid sinna kirikusse või kuidagi? Jah, üsna algusest need. Üsna alguses olid need. Nii et ma tõesti seda nagu ei oska öelda. Ma küsin korra näiteks Leo käest, et kas sa näed hästi neid pilte, et on suured või näed, jah, selge. Ja, väga tore. Ja, nii lähme edasi, Reet. Läheme edasi. On sellised väikesed vapid, need on politsei piirivalve vapid. Need on siis sellepärast siin, et me olime mõnda aega me olime see politsei piirivalve kirik nagu ka. Kordon asus tookord Abja mõisas ja siis nad tegid, need noored mehed siis tegid oma teenistusi ja jõuluteenistusi ja tegid neid kõik Aliste kirikus. Ja see oli väga põnev aeg, sest et turve pidi ka olema ikka ümber kiriku peale 90-ndaid loomulikult ju. Ja tihti peale siis need turvajad tulid ratta, nii et niisugused rahvasalk oli meil siis ümber kiriku, kui kirikus teenistus käis, nii et see oli ka selline omamoodi põnev elamus. Aga kas neid pandi ka tööle neid piirivalve mehi, et tööjõuna? Ei, ma arvan, et nad võid olla, nad ei käinud. Ma küll ei tea. Leo, kas sa tead? Minu meelest ei käinud. Ei. Tööd nad ei teinud. Et ei pannud noori mehi midagi, ma ei tea, keldrita tühjaks kaevama või midagi sellist? Ei mäleta. Nii, nüüd läheme edasi, vaatame ka muudku jälle paremale. Vasakule, jah. Nii, siin on siis suur vapp, see on siis krosside G-ga K-ga suguvõsa vapp. Ja selle vappi on siis kavandanud Ants Seebluum. Ja see on siis selline väga uhke ja miks siis krosside vapp, sellepärast, et me oleme natuke nagu nende suguvõsa kirik ka selles mõttes, et nende esivanemad on mõeldud Aliste kalmistele, sellised väga uhked mälestusmärgid on nendel ja nad siis on oma suguvõsa kukkudele kõik teinud ikka aeg-aega nüüd Aliste kirikus. Ja siis sellepärast siis nende suguvõsa vapp siis sobib ka nagu väga hästi meie kiriku seina peale. Aga on nad nüüdki teinud neid kukkudele, kunas nad viimati käisid? Viimati võib-olla paar aastat tagasi, sest eelmine suvi, siis nad olid õpetajad, ma tean. Et aga nad ikka üsna tihti käivad meil. Nüüd kui seda vappi võtta, muidugi siin on kohe väga uhke see mulgi kaabu ja see vapp on vist Viljandimaa vapp. See Kotkas vist on Kotkas on Viljandiimaaga seotud. Ma segan korra,
selle krosside koha pealt vahele võib-olla, et see on hästi suur suguvõsa siin ümbruses, et nii Abjamaile jääb osa suuri talusid, osa siia Nuiamaile, Karkse Nuiamaile ja sealt on väga teadlasi seal suguvõsas, seal on tuntud arste ja praegu võib-olla teile kõige tuntum mees on Oleg Kross, kelle kauplused üle lähevad, kellega ma ühes klassis kunagi Abjast käisin, sest tema isa oli Abjasovoosi direktor mingil ajal. Oleg Krossi isa, et hästi tuntud ja suur suguvõsa, võimas suguvõsa. Aitäh, Leo, näed, sa rääkisid minu eest ära selle jutu. Nüüd on mul ainult natuke veel seda vappi kirjeldada. Siin muidugi siis need viljapead, see siis näitab seda, tegelikult äkki oleks hoopis lina sobinud siia rohkem, et lina oli just see, mis siia kanti rikkuse tõi, aga ka need viljapead sobivad väga hästi. Nüüd see kivi siin all Mure Majorum Opera Studio. See Mure Majorum tähendab esivanemate tava järgi ja Opera Studio on töö ja hoolega. Nii et selline väga tore loosung meil siin siis või nende moto siis siin selline, et nad on tõepoolest töö ja hoolega jõudnud väga kaugele ja väga palju häid asju kirjutanud, ma ütleme Jaan Kross näiteks ja William Kross ja. Kas tänapäeval on ka mõni Kross siis piirkonda jäänud? Äkki Leo teab. Ei, ega ei tule praegu, see suguvõsa neid liikmeid on küll. Ma tean Karkse Nuiast päris mitut ja nii edasi. See suguvõsa praktiliselt saadeti kõik Siberisse. Nad sealt ääri-veeri mööda tulid tagasi. Aga ma nii lähedalt nagu sugulasi ei tea. Üldiselt, ma võin seda nagu öelda, et kui neil näiteks on olnud oma need suguvuse kokkutolekud, siis kirik on ikka täis olnud. Ja see on tõesti suur suguvõsa. Muidugi nad ei ole mitte kõik krossid, ei K-ga ega G-ga, aga nii nagu suguvõsas ikka on ju. Erinimälistega, jah, väga uhked on need olnud alati. Aga see hobune seal on lihtsalt hobune, või on see mingi talutöödega või? See huvitav oli see, kui kunagi seda kirjeldust lugesin, siis oli just nagu, et Tiima and, aga minu meelest ta on küll jumalast hobune. Minust on natuke hobune. Ma ei oska öelda. Kas ta pidi olema lehte, tuli nagu hobune või mis selle hobusega. Siis ma jääb küll võlgu praegu. Aga lähme edasi siis, lähme edasi. Siis kõnnime ka vaikselt edasi. Nüüd jõuame siis, vaatame ikka jätkuvalt vasakule. Seal on siis Aliste ema, see on siis Aime Kuulbusi tehtud. Tegelikult ta oli alguses nagu mõeldud üldse emadele, kannatavatele emadele, kes tulid kõik depressioonist välja, kõik need püüditamised üle elatud. Aga üldiselt on nagu tuntud ja Aliste ema nime all selline väga ilus, väga monumentaalne. Et Aime Kuulbus on saanud siis suurepärase asjaga hakkama, kuna selline nagu väga sümboolne ja sobib ka meile sinna. Nüüd, kui vaatame sealt siis paremale, muidugi klaver jääb ette, klaver tihti pole vajagi, et klaverid tuleb igalt ära, aga ma ei saa sellest mööda minna, sest see on Estonia koncertklaver täis suuruses, nii nagu ta on. Ja ta oli väga heade mahedate kõladega, näiteks Margus Kapper käidi väga tihti meil kontserti andmas ja tema on meie klaverist väga vaimustatud, et selle peal on väga hea mängida, et need tänapäevasemad enam nii mugavad ei ole, et see 30 aasta tagune klaverist on väga hea, aga tal hääl on läinud natukene sellise, mitte päris professionaalse häälustaja käe all on läinud natuke kaldis, et ta oli mahekamate häältega, aga väga hästi püsib hääle, superküll. Nüüd vaatame üle klaveri, näeme siis ühte pilti, kus siis kõnnib vanaema lapsega, see on siis Püha Anna
Püha Anna ongi siis Jeesuse lapse vanaema. See on siis Jüri Arraku maal. Ja vaat siin selle maali peal on nüüd siis väga hästi näha see Jüri Arraku stiil. Seal see ingel oma nende õnnistavate või huidvate kättega seal ja seal on siis nüüd natukene nagu see Jüri Arrak on seal nagu tuntavam. Nüüd edasi, kui me nüüd jõuame siis lõpuks altari maalini, millega siis oli ka väga palju sellist, väga palju oli probleeme sellega, et ta vastu võeti kiriku nõukogu poolt. Kõigepealt võib-olla natuke hirmutasid need kannatavad käed, aga samal ajal kannatusi oligi see, läbi mille meie nagu üldse, läbi mille meie siis saame nagu, kuidas ma siis nüüd ütlen, lunastuse. Ja sellepärast need käed on sellised, need õnnistavad käed, need on siis tunduvalt väiksemad. Need pea kohal on siis pühavõimu sümbol, tuli. Ja sellega siis on jälle selline tore lugu, et oli jälle, et see ei ole üldsegi mitte mingisugune tuli ja mismoodi ta lendab, see on nagu sul saksa kull hoopis tükkis. Aga Jüri Arrak olevat siis ära pareerinud selle ja öelnud, et mina olen linnapolt ja olen küll vahtinud, mismoodi tulid tõusevad ja laskuvad, et just niimoodi nad tulevad. Nüüd kui vaadata sellel maalil jalgade alla, siis jalgade all on te tähele, seal on Halliste kirik, seal on Eestimaa, seal on Halliste. Nii et väga kisti seda ei panda lihtsalt tähele, sest ei tulda selle pealegi. Et altari maalil äkki selline Eestimaa loodus seal all. Aga see sobib minu meelest väga hästi, sest et me oleme ju ka Maarjamaa. Võib ju väga hästi olla siis kah tõesti see jalgeval siis, kus ta siis tõlbab võib olla meie Mulgimaa siis seal. Ma küsin selle tuvi kohta veel uuesti, et kas see on laskuv tuvi või on see ikkagi tõusev? Mõnest on nagu tõusev või on? See peaks olema laskuv. Peaga ju üles poole või kuidas sa, Leo, näed? Jah, ta peaks olema laskuv. Teha vaim laskus, ta ei näita. Kas pilt ja tegelikkus ei pruugi kokku minna? Aga las ta siis olla laskuv, väga põnev, et just. Jüri Arrak ütles, tema teab, kuidas on. Need usume kunstnikku, ma ei tea. Ja igatahes on nimi laskuv, laskuv tuvi selge. No peaks nagu olema. Kui ma väga lolli ajan selle koha pealt, siis parandage ja tehke see siis korrigeerige ära. Nüüd me jõudsime maalini. Nüüd keerame ümber. Vaatame, mis siis selja taga on. Selja taga on väga uhke pilt Halliste kirikust. Lüstid ripuvad alla, väga stiilsed pildid, väga mugavad pildid. Palju mugavamad kui vana kiriku omad. Võite proovida vahel seal torni all. Proovige istuda selle vana pildi peal, kuidas tundub. Igatahes see tänapäeval on väga mugav, väga ilus. See on siis muidugi jälle AP jõun, nagu juba korraks jutt oli. Et ta on tõesti suure tööga hakkama saanud ja need, kes tema plaani järgi pidid, said ka veel suurema tööga hakkama. Nüüd hakkab siis silma ka see kroonlühter, millest juba Leo räägis. Jah, tõepoolest neid oli 2. Ja tõepoolest teine müüdi ära. Aga kas ta sattus nüüd seina või põrandasse või lakke või kus tema nüüd on, kes seda teab. Et lagi, kui üles vaatame, lagi on must. Tume ja ta täiesti sobib. Sellepärast, et jälle tsiteerides Kalev Raavet, tema ütles, et tulema raskest korrad, et las olla must lagi ja kui elu nad ära maksavad, siis teeme heledaks. Kunas teeme heledaks? Mis see lause oli? Kunas teeme heledaks? Teeme lae heledaks. Kunas teeme lae heledaks? Mis see siis? Kunas? Kui meil elu on juba ilus
elu hea on, aga tegelikult elu veel hea ei ole. Et siis, kui elu on hea, teeme lae valgeks. Jah, aga tegelikult hääletaks küll selle poolt, et võib olla ka elu hea, aga kunagi võib ikka mustaks jääda. Ta nagu sobib, väga ilus. Ja millest ma läksin nagu nipsti üle, siis oli see orel, mida meil siin tegelikult ei ole. Näiteks neid jutumärke siin praegu. Ja ta on siis digitaalne, need torud seal ees on butafooria. Ta on 2 manuaaliga, pedaalid, üle 40 registri. Väga korralik pilja, ta on 30 aastat väga hästi teeninud, nii et ta on kiituse ära teeninud ja ei ole ta läda midagi, püsib väga hästi äänes. Ainult siis, kui jällegi mingisugune ütleme, mingi patarliidagi tuleb, siis on jah häda suur, aga me oleme saanud hakkama ja ei ole minu meelest ükski teenistus sellepärast ära jäänud, et meil sellist õiget orelit ei ole. Ja see orel on siis Soome sõpruskonna poolt? Ja orel on siis tingitud, see on siis Roovesi Vilpro, Harbela Sido. Muide, need sõprussuhted jätkuvad tänaseni. Nemad käivad nii väga sageli. Põhjaslahti oli kindlasti seal veel. Ja Põhjaslahti ka, ja. Aga tookord võib-olla Sibot ei olnud, Sibot oli Sibot oreli juures ei olnud. Ja ma mitu korda olin Soomest, soomlased raha korjasid oreli jaoks. Nad tegid ise lõikelaudu seal ja muid niisugust asju ja müüsid. Ja alati oli juures, et Arliste kiriku heaks. Et ma mitu korda nägin ise, kui me Kaleviga Soomes käisime. Ja. Et me nagu, meie käisime Soomes, soomlased tulid siia, et see on selline tore. Ma olen hirmus palju rääkinud. Tegelikult nüüd selle keldriga, minu mõelest keldrit ei olnud, kelder lihtsalt kaevati siis, kui vaadati, ühesõnaga hakati renoveerima. Ja siis vaadati, et need müürid on väga tugevad ja sinna on jaotud ka niimoodi vaatamiseks neid müüre niimoodi lahtiselt, et tõepoolest tugevad ja vägevad, et arvestati välja, et kannatab seda kirikut küll, võib küll alt tühjaks teha. Ja tänu sellele siis on meil muidugi siis nüüd seal õpetaja tuba ja siis veel koguduse ruum ja WC teatud on meil seal all. Nii et selline tore, just nagu teise korruse saime niimoodi. Nüüd seal põrandal kohe treppi juures on siis 2 sellist huvitavat kohta, nimelt on treptikoht. Sealt siis leiti säilmed ja need känkitati siis kiriku pea sissekäigust on vasakud. Seal on siis selline mälustusteli ja siis on seal peal, et need säilmed siis asetati sinna, nii et need ei loovitud mööda ilma laiali, nii et nendega täititi väga kristlikult. Ja siis, ühesõnaga see krüti kohta nagu ära täistatud ja siis on seal veel selline suur neinurk, kus on siis tähestik ja kiri on siis renoveeritud, siis need aastad 1989–1992 või mis aasta 1991 ja ühesõnaga see tähestik on siis sellepärast, et taheti tänada kõiki, kes siis annetasid ja kes ehitasid ja neid oli väga palju. Ja see nimede trükkimine ja seinade kinnitamine ja see oleks läinud siis väga kulukaks ja veel kõik võib-olla ei oleks kõiki saadud juba siis leiti, et teeme tähestiku, siis leiab iga üks sealt oma nime. Ja minu mõelest tähestud vaadakas ja hästi vastukeline. Nii et toima vabandan väga, et miks te ei katkestanud päeval, ma läks kuidagi lappama. Väga põnev oli, väga põnev sukene kiire lühike ülevaade, et ega siin oligi aeg läkski, aga väga põnev oli kuulata. Et Reida käest võib-olla küsiks ka veel, et kuidas sulle see siis ajajärg tundus, et kuidas siis Kalev Raave tahtis, tegi ja käis ja küsis ja sai ja? No tema oli selline, ega temale ei saanud ei ära öelda. Ei, temale ei öeldud. Et nii nagu ükskõik, kas tal mingit
raha näiteks oli vaja või ta oskas niivõrd veenvalt nagu läheneda inimestele ja ära põhjendada ja igalt poolt sai, mis ta tahtis. Ja ka meie, kes me seal tookord olime seal need naised, nii palju kui meil seal oli neid kiriku inimesi, temal oli ikka põhiasi oli see, et katsuga ära kannatada. No kuidas sa siis ei lähe, ükskõik siis, mis aeg oli või mis ilm oli, loomulikult lähed ja kannatad ära. Aga selline, ta oli jah, oskas lihtsalt niimoodi läheneda inimestele psühholoog. Just, aga Välliste kirik sai valmis. Et see oli see fakt. Ja Eesti ka. Just, Eesti ka on ju, just täpselt. Aga ma arvan, et me lõpetame selle salvestuse siin ära, aga kõik saavad edasi jääda kuulama, et lihtsalt kuna me paneme selle pärast oma YouTube'i kanalisse, et teised saaksid kuulata, siis aitäh Leole ja aitäh Reedale ja meie Mulgimaa peremängud jätkuvad veel, aga et tänaseks on Välliste kiriku lood läbi ja lõpetame selle salvestuse. Kuuletega kuuleme järgmisel korral. Nii, ma panen nüüd stopp.